Ma olen ise seda näinud ja kogenud, kuidas võib-olla 10 aastat, 15 aastat hiljem see inimene, kes on elanud midagi sellist läbi lapsena, ta ei ole sellest üle saanud. Võtame täiskasvanu, samamoodi see on ammu juba läbi, see mure on justkui selja taga, aga see inimene ta ei ole enam see, kes ta oli, sellepärast et see kohutav kogemus saadab teda. Ohver mõtlebki alguses niimoodi, et äkki ma ikka tegin midagi valesti või äkki oleks saanud teisiti, äkki ma ikkagi parandan ja sealt kõik need ülejäänud kihid juurde, et aga mis siis, et kui ma nüüd teda veel rohkem pahandan või ta võtab mingisuguse hoova mult ära, et ma ei saa üksi hakkama ja tekib see teine hirm, aga kui sa hakkad seda kuskil juba rääkimine tähendab esiteks seda analüüsi, et sa hakkad enda peas juba mõtlema, et mis siis ikkagi on tegelikult juhtunud. Rääkimine tähendab seda, et sul hakkab natukene kergem ja kuni sinnamaani, et rääkimine tähendab seda, et sa saad ühel hetkel päriselt abi. Nii et see on esmatähtis, et peab rääkima ja õnneks meil on täna neid kohti, kus seda saab teha.